Tere head kuulajad, käes on järjekordne Peavõit podcasti osa aeg. Täna on Peavõidu külaliseks inimene, keda ma tunnen selles mõttes natuke kahest erinevast vaatest. Enne meeskonnakaaslaseks saamist oli tänane külaline keegi, kellega ma ausalt öeldes enda arvates üldse ei klappinud või vähemalt nii ma arvasin. Aga kui lõpuks ühte riietusruumi sattusime, siis vähemalt mina sain kiiresti aru, et tegemist on ühe mõistlikuma ja analüütilisema mehega, keda ma sportlasena kohanud olen. Ja tänaseks külaliseks on loomulikult endine korvpallur Erik Keedus. Tere, Erik! Tere! Mul on väga hea meel, et sa lõpuks siia tulid. Me oleme ju sõbrad juba pikemat aega ja tegelikult minu meelest on sinu selline korvpalli karjäärikäik päris huvitav olnud. Oli seal omajagu probleeme, mis ka meid natuke ühendavad ja sellest kõigest me rääkima hakkame. No minu meelest su lugu on selline lugu kohanemisest, sellest, kuidas mängujuhina mänginud mehes sai suur äär, kuidas see suureks ääreks olemine tegelikult su väärtust nii-öelda korvpallurina meeskondade silmis tõstis. Samas on see lugu ka vigastusest, eriti just põlvest, mis pidurdasid selle lennu just siis, kui asjad justkui klappima hakkasid või oli sinu kord veel kõrgemalt lennata. Räägime muidugi Rapla perioodist ja aastast, mida võib-olla väga lihtne meenutada ei ole ja natuke tahaks ka puudutada seda, kuidas siis olukord, kus treener on tegelikult su pereliige, kuidas see noores heas sportlas kujundab. Aga kuskilt me alustame siis sellest, et Erik, kuidas sinust üldse korvpallur saama hakkas, kuidas trenni jõudsid? Nagu sa ära mainisid, siis kasuisa oli korvpallitreener ja eks ma siis seal, see on nüüd ägune, kas 6 või 7 aastaselt vaikselt siis juba jõlkusin kaasas ja kuskil, ma arvan, see oli 96-97 aastal kuskil seal ta võttis siis grupi minust 3 aastat vanemaid poisse ja 2 aastat vanemaid ja siis ma hakkasin seal juba vaikselt trennis käima ja nii see nagu pihta hakkas, et eks ta oligi ilmselt loogiline käik, et kuni kaasas jõlgud, siis anti pall kätte ja tee siis juba kaasa. Aga mäletad sa, et kas nagu asi hakkas kohe meeldima ka või oli see mingi hetk selline, et ma pean ju nagunii minema, et üksi koju ei jää, või kohe nagu sport meeldis? Ma polekski üksi koju jäänud, aga mulle meeldis küll, sest et ma mäletan seda, et eks ma seal toas ju kodus ka harjutasin kogu aeg ja tahtsid paremaks saada ja nägid neid tol ajal olid mingid NBA klipid, oli NBA saade vist ja siis kogusime korvpallikaarte ja siis ikka kogu aeg mõtlesid ja juba parakult hakkas pihta see, et kujutasid kodus ette, kuidas viskad võiduviskeid sisse ja meeldis. Aga missugune korvpallur sa noorena olid? Ma ei tea, mis positsiooni mängisid või sulle meeldis punkte visata või olid, hilisemas karjääris olid sükene mustatöö mees pigem, et kas tegid juba seda parema meelega või mis sul endal nagu sellest perioodis meeles? Äkki sul on meeles? Mina mäletan väga hästi, ma läksin trenni, ma võitsin seal ühe teatejooksu ja ma tahtsin seda tunnet veel ja siis ma jäingi käima, et kas sul on ka midagi sellist? Kusjuures mul on päris hästi meeles, et alguses kasuisa ütles mulle, et ära muretse, alguses läheb 4 aastat aega enne, kui üldse midagi hakkad aru saama. Mulle jäi see hästi meelde. Ja kusjuures umbes täpselt niimoodi läkski, et kuskil 10-aastaselt sai siis omavanuste seas või isegi aasta vanemate seas nagu sükene arvestatav mängumees, et varem ma olin süke klubimees, kes seal peapaelaga lõi patsu kõigile, sellepärast, et olid kõigist väiksem ja alati korvini välja ei visanud. Aga milline mängumees siis, kellele siis punkte ei meeldi visata, et kui viskesamm oli selge ja teistel poistel kõikidel veel polnud, siis sellega oli lihtne nagu punkte korjata. Ja alguses ikka tahtsid ju võimalikult palju punkte visata. Aga tegelikult juba suhteliselt varasest east mul on jällegi seda ma ei mäleta, kas seda siis kasuisa mulle ütles või mitte, aga jäi meelde nagu selline lause, et kui sina annad söödu ja sellest tuleb korv, siis see on ka sinu punkt. Ja siis mulle nagu see kuidagi jäi ka nagu nii-öelda kupli alla kogu aeg, et mul meeldis ka see, et sai nagu teistele tekitada võimalusi. No kas sealt hakkaski siis sinu nagu kuju või ütleme siis treenimine mängujuhi positsioonile? Ma ei tea, kas olid juba noorena nagu selline peenik oli kindlasti, aga sa oled, ma ei tea, pea sinna 2 meetri alla,
noh, ütleme 15 aastat tagasi selliseid mängujuhte, kes olid CSKAs Kreeka vend, Papa Lukas, jah, oli, Teodoros Papa Lukas oli vist ainuke, keda ma tean, on ja siis, kui juba meeste hulka tulid, see olidki ju mängujuht, aga see üks lause siis ilmselt kuidagi seda suunama hakkas. Jah, ei, tegelikult oli ju peale mu kasuisa oli ka Priit Vene treener ja jah, ma olin oma klassis kõige pikem, ka võistkonnas alguses pikemate seas. Minuga koos käis ka Siim Sander-Vene, eks. Aga nad juba kohe teadlikult panid, kui tavaliselt lükati pikemad ainult trillima mingeid haake kuskil korvi alt, et ärge nagu muud asjade peale nii väga mõelge, siis me tegime kohe algust saati nagu kõiki neid põrgatusharjutusi, kõik asju. Kõik tegid sama harjutusi selles mõttes ja meist nagu tahetigi tegelikult ikkagi nagu tagamängija oskusbaasiga mängijad kasvatada. Ja hiljem oligi ainult Priit Vene treener, ütleme noortes seal, ma arvan, kuskil alates 13-12 aasta vanustest. Siis ka tema juba tegelikult suunas mind rohkem nagu sinna nii-öelda tagamängija rolli. Et see ei olnud nagu, nad selles mõttes mõtlesidki ette juba tol hetkel, et ilmselt ikkagi mingi 2-15 ei kasva, aga just see, et sul on see oskuspaagas olemas ja ka nagu mänguline mõtlemine, et sinu karjääris tegelikult on ju sul, ütleme, pikem kasvuga tagamängija, sul on, ütleme, alguses siis võiks olla nagu paremad kaardid käes nagu hea karjääri tegemiseks. No, aga kas olid juba noorena samasugune, ütleme siis, mõtlik ja analüütiline tüüp, võib-olla kuulaja nii hästi ei tea, aga ma võin kinnitada, et Eerikult teinekord mingi küsimus küsides vastus on väga põhjalik, võib-olla tuleb natukene hiljem, kui sa ootaks, aga tuleb sellest väga põhjalik. Kõik probleemid on justkui nagu läbi hekseldatud ja iga külje pealt vaadatud, aga see oli juba noorena ja ma lihtsalt kujutan ette, et kui oli, siis pärast mingit kehvemat mängu või juba siis nagu korralikult peas nagu torm möllata. Kusjuures ei olnud. Pigem ma arvan, et ma olin nagu, ütleme siis lapse eas ikkagi on ju täiesti, siis ma olin pigem selline, et elasin hetkes ja mulle oli tore mängida, mulle meeldis mängida, teistega koos mängida, et ja võita meeldis ka loomulikult on ju. Ja meeldis särada, et kellele ei meeldinud on ju ja siis ma arvan, et ma väga nagu raskesti ei elanud mingeid kaotusi tol hetkel üle, ma isegi mäletan, et esimene üpris valus kogemus ilmselt meil oli siis miniklassi finaal aasta vanematega ja esimene nagu üllatus oli see, et me finaali jõudsime ja siis me saime Keilalt 1 punkt, viimase sekundi korviga saime tappa miniklassis. Ja loomulikult meil pool satsi pisarad silmis ja ma mäletan, et ma too aeg mõtlesin, et nagu, et kripeldama jääb kindlasti, aga ma kuidagi ei võtnud seda ikkagi nagu nii hinge, ma mõtlesin, et siis järgmine kord uuesti, et läheb edasi. Aga okei, ja mis hetkel sa võib-olla, ja kas sul üldse toimus peas mingi hetk nagu noorena see klõps nii-öelda, et okei, et nüüd ma ikkagi tahan korvpalluriks saada, ma ei tea, kas sa siis panisid midagi rohkem tegema, võib-olla siis hakkasid ka rohkem nagu mõtlema selle peale, et mida saaks paremini ja võib-olla siis tulid pinged, oli sul mingi selline hetk ka? Kuna nii väiksest saati juba korvpalli olid mängid ja ainuke spordiala, mida tegid, ma arvan natukene võib-olla maksis mingi hetk alguses ka kätte see, et oma vanuste seas ja isegi vahepeal aasta vanemate seas on ju, et olid juba suhteliselt noorest peast nagu sükene üks silmapaistvaid mängijaid, eks. Ja siis võib-olla tunduski endale, et küll head asjad juhtuvad, on ju. Et kõik läheb nagu loogilist radapidi ja ei tekkinud tegelikult nagu, mis oligi halb, et ei tekkinud nagu sükest tunnet, et ma peaks meeletult nüüd oma koha pärast võitlema hakkama. See nagu tuli hiljem meeste seas, aga seal oli samamoodi, et eks ma ikka analüüsisin, aga ma arvan, et see suurem analüüs hakkas ikkagi rohkem siis pihta, kui ütleme meeste sekka jõudsin. Et siis, kui kõik asjad ei tulnud enam nii kergelt, siis juba hakkasid rohkem mõtlema, et okei, et mis see nagu põhjus on ja hakkasid rohkem nagu läbi elama ka neid eksimusi. Et seal ei olnud ka see enam selline nii-öelda
nii-öelda tegija on ju, et kui noortesatsis sa võisid nagu eksida nii palju, kui sa tahad lõppkokkuvõttes on ju. Sest et sind kogu aeg innustati on ju. Nüüd korraga oli sul nii, et sul on hoopis palju vähem krediiti kui teistel. Et nii kui sa eksid, siis ilmselt sa maandud seal pingi taga otsas ja võib-olla ei saa üldse järgmine kuu mängida. Et siis ma arvan, hakkaski see süvaanalüüs peas rohkem pihta nagu. Okay. Kuna sa juba mainisid seda miniklassi kaotust, eks ole, siis tegelikult mina ju tean, et teie see 90. sünniaasta punt, mis te Siili või mis teil iganes nimi lõpuks oli TTÜ, on ju. Noh, te võitsite seal ikkagi kõiki, ma arvan, sellest samast miniklassi finaalist alates kuni siis A-klassi finaalini sisuliselt 30, 40, 50 punktiga. Ja ma tahtsingi lihtsalt küsida, mul endal meeles üks A-klassi finaal, ma ei tea, kas sul on, kas see ka valus oli, et Rapla siis, ma räägin selle loo ära, sest tegelikult on jumala hea lugu. Mina tulin Raplasse, ma olin 14 vist, meil oli kohe esimesel aastal, no teie olite tugev punt seal, meil 91-dega oli Torbeku punt, mis iganes Kalev ja midagi nimi. Ja me saime esimese mängu neilt 79 punktiga, miks ma ta mäletan, on see, et treener Ruut ütles pärast mängu riietusruumis, et me olime 80-ga. Aga ma parandasin täna, et treener, me saime 79-ga. Ja siis ta ütles, et aga poisid, ärge põdege, et ma nüüd ei mäleta, kas ta ütles 3 või 4 või 5 aasta pärast neid võidame, no pigem vist 4. Ja siis 4 aasta pärast oligi täpselt see, kus me tulime A-klassi meistriks ja teid siis seal finaalis võitsime. Meil oli igatahes väga hea meel, mul olid isegi sampused kaasas riietusruumis. Me teadsime, et me võidame, aga te ilmselt ei teadnud, et te kaotate. Jah, meil vist oli ka mingi sampus riietusruumis. Seda lahti ei tehtud, aga kus juures ma mäletan küll, et siis peale seda finaali ma panin küll pisara. Et see nagu mõjus küll väga valusalt. Aga no jällegi tagantjärele siis mõtledki, et eks me olime võib-olla tol hetkel juba piisavalt suured ja mõtlesime ise ka, et me oleme nii-öelda puutumatud, on ju. Kuigi me olime varasemalt ka kaudanud, mitte küll ütleme meistrivõistluste finaalis, aga karikas näiteks me jäime vist mingid aastad seal veerandfinaalis jällegi, kus juures vist oli Kohila või Märjamaa vastu jäime välja. No, aga see oligi tol hetkel punt, mis oli kõikidest teistest parimatest kokku pandud. See ei olnud vabandust, et me tahtsime ikka võita, on ju. Aga tolle see finaal oli valus küll ja kus juures minu meelest sellepärast tehti ju, pikendati seda vanust. Muidu ju A-klass oleks pidanud meie jaoks ära lõpema. Ja läks noorte korvpall läbi olnud. Ja siis kuidagi organiseeriti, et 1 aasta veel. Kas see U20 ei võinud tulla siis või? Minu meelest U20 kadus ära siis just. Okay. Et nii, et oligi loogiline, muidu vaata lõpetasid nii-öelda 11. klassis ära oma noorte karjääri. Aga siis muudeti see, et 12. klassis lõpetad. Eks me saime nii-öelda uuesti mängida A-klassi. Okay. No siis oli ikkagi jäi meelde, et see vahele põige on nüüd läbi. Läheme tagasi sinu juurde ja tegelikult sa ilmselt ei saa, või kindlasti ei saagi seda võrrelda, aga mis sa arvad, kas see, et kui sul on siis pereliige, olgu ta siis ema, isa, kasuisa või kasuema, on nagu treener, kas see on pigem hea, ütleme siis selles vaates, et kas see aitab sind tulevikus pigem profiks või see pigem teeb su elu kuidagi raskemaks? Kuidas sina sellele vaatad? Ma arvan, et see sõltub nii palju milline see vanem siis on ja milline see laps ka on, eks see vanem saab aru ka, mis lapsele võib-olla paremini mõjub ja vastupidi, et mu kasuisa ei olnud kindlasti selline, kes räigelt pushis. Kuigi, aga ma olin ju, kui teised käisid 2 vahetuslaagris, mina olin 4 vahetust suvel laagris on ju. Aga see oli ka, mul ei olnud kunagi selle vastu midagi. Et mulle meeldis ja ma tahtsingi, samas ta oli nagu, jällegi see on see teine koht, et ma arvan, et see treenerina on palju raskem nagu oma last treenida versus see, et su laps on, või lapsel siis, kellel on siis isa või kasuisa või vanem on treener on ju. Sest et paratamatult ju tekib teistel lastevanematel, teistel mängijatel võib tekkida sükene mulje, et kas sa siis eelistad või et kuidagi teistmoodi kohtled oma last on ju. Et näiteks jällegi meenutades siis minul kasuisa mitte kunagi ei olnud mulle parima mängi tiitlit. Ükskõik, kus võistlustel kuskil me käisime, siis ta mitte kunagi, kui tema sai valida, siis mina ei saanud kunagi parimaks mängiks. Aga ta nagu mõnikord koduteel või siis kodus nagu ütles küll, et ma arvan, et tegelikult sa olid nagu turniiri paremaga vaata, et see kutt on ju, et ta tegi hästi hea turniiri, arvestades, et ta alles tuli trenni või mis iganes, et ma arvan, ta oli hästi hea nagu lastetreener just juba sellepärast, et
ta kohtles nagu kõiki võrdselt ja ta oskas nagu innustada ka nagu neid kutte selles mõttes, et nad käiksid trennis, tal oli üldse hästi tähtis nagu see ta kogu aeg mõtles, kuidas asja paremaks teha ja nii edasi, et samas nagu jah, teistpidi ma ei ütle, et ma sellest nagu puudust tundsin, on ju, sest et ta ju seletas mulle ära vaata, et miks, aga vahepeal ikka ju mõtlesid, et et ma tegin ju päris hea turniiri või mis iganes. Samas see teistpidi jälle õpetaski seda, et see ongi meeskonnamäng. Et sa ei olegi indiviid selles. See tundub päris hea lükka jah, aga mõtlen, kas tundsid ka, ma ei tea, mõnikord, sa ise tõid välja selle, et ta laseb võib-olla mängida sul okei, sa olid ka silma paistev, aga kas sa, ma ei tea, tundsid seda oma meeskonnakaaslaste või mis iganes teiste lapse või mingit sellist nagu, kas sa mõtlesid ise selle peale? Nagu. Või nagu, et kas sa tundsid, et su kasuisa on justkui sind eelistanud ja sellega kellelegi siis nagu liiga teinud või sa nagu oma pead selle asjaga nagu üldse vaadanud? Seda ma nagu mõtlesingi just, et ta tegelikult ei teinudki seda eelistust. Nagu pigem ma arvan, et ta üldse nagu tõmbas tagasi, et sükest olukorda ei tekiks. Aga samas meil oli nagu noortes lõpuks, meil oli ka nagu kokku korjatud, ütleme Tallinnast ja on ju parimate punt tegelikult. Sest U16 koondis oli meie võistkonnast oli vist äkki 8 mängijat. Et meil oligi, oma vanustes oli ikkagi väga kõva punt. On ju. Et meil pundi sees, ma arvan, ei tekkinud seda, et näed, et see eelistab üht või teist, et meil üldse nagu oli hästi kokkuhoidev punt ja et ma ei tunnetanud seda ja ma ei tea, võib-olla nüüd tagantjärele need teised ütlevad, et nii oli, aga ma ei ütleks küll, et nii oli. Ja sellest tundub, et teil kuidagi need kõik rollid siis klappisid. Olev teadis, kuidas olla treener ja kodus seda siis mitte kuidagi liiga üle vindi keerata. Ma saan aru, et kodus nagu liiga palju mingit analüüsimist ikkagi kossu jutud ikka, aga mitte nii, et näed, sa nüüd see mäng tegid siin niimoodi. Ma ütlen, et seda oli rohkem siis, kui ta ei olnud minu treener. Nagu otseselt võistkonna treener, et vaata, ütleme, Priit oligi vist Vene, siis oli alates mingi 2003 aastast, ehk siis kui ma olin 13, olid minust üksi siis. Et siis enam teda nagu kõrval ei olnud ja siis minust rohkem ta nagu just rääkis, et mida võiks teha nii või naa, ja proovis nagu arutada, mitte isegi, ta ei, tegelikult ta kunagi ei öelnud, et sa peaksid nii või naa tegema, aga ta nagu rohkem püüdis nagu sükest diskussioonile, võib-olla siis tekkis analüütiline osa endal ka rohkem nagu. Okei. See on huvitav. Kuule korra see U16 koondis, mis sa mainisid, olite tõesti andekas punt, enamik teie meeskond seal koondises, aga lõpuks ju läks nii, et Siim-Sander Vene siis pärast seda turniiri enam Eestisse tagasi ei tulnud, eks. Ja mõtlen nagu meeskonnakaaslasena, kui sa oled taga koos ju üles kasvanud, põhimõtteliselt terve elu koos treeninud on ja siis sõber saab sükse võimaluse minna. Nagu, kas see andis kuidagi motivatsiooni juurde, et kui tema saab, siis on meil kõigil võimalus või vastupidi oli nagu selline, ma ei taha öelda nagu lihtsalt, sest ma tean siin, ma ei usu iialgi, et sa nagu olid kade, et miks Siim, eks ole, aga selline hea kadedus just nagu, kas see tekitas või oli siuke, et Siim pidi nagu nii minema, suht see oli tähtedesse kirjutatud ette näha, et me teeme oma asja edasi. See hästi hea, ma arvan, see väljend ongi see hea kadedus nagu tekkis, et okei, et näed, et siis tol ajal vaata ei mindud niimoodi, nüüd minnakse ju 14 aastat varemgi ära. No see oli ikkagi kõva minek. Jah, see oli väga suur nagu minek, ma arvan, selle aja kohta ja siis muidugi tekkis meil võistkonna sees ka, seal tol hetkel oli juttu ka, et nagu võib ka teistel tekkida variant, et eks see ikka nagu innustas. Kuigi see oli ka täpselt siukene vanus, kus me võib-olla vahepeal tekkisid nagu muud huvid ja sellest plaanis, et tahtsid nagu siukest sotsiaalelu ka rohkem elama hakata, et eks see segas siis nagu võib-olla ei osanud tegelikult endale teadvustada nii hästi, et ütleme, et jah, trenni tegid ära, aga mis kvaliteediga on ju ja et mõtlesidki, et minust saabki mängija, kui ma lihtsalt mängin. Et seda ei osanud ette mõelda tol hetkel. Aga kui palju see üldse nagu, ma jälle, täiskasvanu või meeste korvpalli asja puuduta millem, aga nagu noore, nagu palju sa üldse nagu lisatrenni tegid? Ma saan aru, et saalis olid nagu nii palju, aga saalis saab lihtsalt olla ja saalis saab lihtsalt visata, aga saalis saab teha asju, mis on nagu reaalselt nagu kasuks sulle. Et kuidas sa enda, ütleme, et enne mingi 16 eluaastat näiteks, kui palju sa nagu lisaks panustasid või kas üldse?
Ma ei mäleta süükst asja, et ma oleks nüüd üksi meeletult mingit üht asja trillinud. Jah, ma olin saalis, siis ma tahtsin võib-olla see saalis kõikidega üks-ühte mängida, on ju, kes ka niisama passisid. Teine asi oli pigem see nii-öelda, mis kvalifitseerub võib-olla siis lisatrenni alla lõpuks oli see, et näiteks suved läksid mööda nii, et kui saalis ei olnud, siis samamoodi Siim-Sander Vene ja mõned trennikaaslased veel, me olime iga päev, hommikul läksime ülesse ja läksime õue korvpalli mängima. Et see tegelikult lihtsalt läbi selle, siis see nagu, areneski läbi selle mängu kogu aeg. Et, aga ma ei mäleta, et oleks olnud nagu sükest spetsiifilist, et ma teen nagu teadlikku, et ma teen endale mingit ühte trilli kogu aeg juurde. Okei. Nii, aga lähme siis sinna aega tagasi, kus saite lõpuks selle A-klassi meistritiitli kätte, eks ole, mis teile siis tekitati see eraldi aasta ja siis kool lõpeb ära, et mis edasi, kas sa läksid, eks ole, TTÜ-sse kohe õppima ka ja sinna mängima, aga kas sa nagu mõtlesid ka mingeid alternatiive või sinu jaoks oli alati ikkagi ülikooli minek selles mõttes nagu eraldi eesmärk või pigem see lihtsalt juhtus nii, et tollene TTÜ, siis oli väga hea variant, midagi paremat ei paistnud ja kui juba sinna minna, siis õppida on ju loogiline. See oli kuidagi loogiline asjade käik jah, et eks kodus nagu haridust on nagu nii hinnas hoitud ja et see on ikka kodus kaasas olnud, et haridus on ka ikkagi väga tähtis, et ma seda ei mäleta, kas süüksed olukordi oli, et umbes, et üks päev ütlesin, et ma kooli ei saa minna, et mul on paha olla, aga õhtul oli trenni, siis, et siis vist öeldi küll, et oota, kuidas sa siis trenni nüüd saad minna. Aga see oli jah, ütlen pigem siuke loogiline asjade käik, et minu meelest vaata mingi periood TTÜ-d ei olnud üldse meistriliigas. Ja siis just, kui meil hakkas äkki see oli viimane aasta või siis mis iganes aasta see A-klass meil 2 korda järjest oli, oli siis tuli Kuusma, kes siis uuesti hakkas nagu seda meistriliiga poolt seal minu meelest ajama, kuigi seal olidki üliõpilased siis ka. Ja kuidagi oligi, me olimegi ju nagu kasvanud sellest klubist ja siis oligi loogiline, et me läheme nagu sinna võistkonda edasi. Samuti oligi hea nagu ühendada seda ülikooli, kuigi esimesel erialal ma vist olin aasta aega käisin ja siis ma ikkagi vahetasin eriala. Ja ma ütlen, kuidagi tol hetkel ma ei mõelnud nagu nii palju võib-olla ette, ma lihtsalt kogu aeg mõtlesingi, et minust saabki nagu korvpallur ja küll kõik asjad nagu paika loksuvad ja tunduski loogiline, et okei, et ma olen juba teada tuntud samast noorte süsteemist tulnud, et nad teavad, kellega tegu on ja et põrutan siin edasi, kuigi oli ka juba peale keskkooli oli ka huvi nii Tartust kui Graamost. Aga tagantjärgi ongi nagu enda jaoks nagu imelik mõelda, et ma mäletan, ma käisin, oli Nenad Vučinić, oli vist treener seal. Ja siis mul oli temaga, ta tahtis mind võistkonda. Kuigi ma ise ei pea ennast, et oleks mingi meeletult suur ego, aga siis ma mäletan, ma ütlesin talle, et võib-olla järgmine aasta. Mis tundub nagu päris nagu naljaks asi, mida öelda, mingi 18-aastane joga tuleb, ütleb, et nüüd vaatame, võib-olla järgmine aasta tulen. No iseenesest nagu mingi loogika on seal ju peidus, et las ma nüüd teen oma esimese aasta nagu vähe lihtsamal tasemel, sest Kalev Cramo tol hetkel oli ikkagi ju mega tiim ja seal võib-olla mänguaega oleks nagu algul palju loota ja eriti see positsioon, kus sa mängisid, ega sul lõpuks ainult TalTechis mängisidki selle positsiooni peal. No eks tol hetkel ma mängisin 2-3 nagu, ka seal Kuusmaa nagu käe all. Aga teistpidi ma võin öelda, et ega ma TalTechis ka mängida on esimene 3 aastat. Ja ma just tahtsingi, järgmine küsimus võib-olla olekski see olnud, et kuidas see üleminek siis oli nüüd, tuletan ju ikkagi meelde, et senimaani, jätame selle ühe või need 2 finaali kaotust välja, siis tegelikult terve noorte klassi ikkagi number 1, eks ole, nii meeskondlik domineeris, jah. Ja ega sa ise väga suurt rolli seal ju kandsid ka selles mõttes, et ega pärast Siimu minekut oli muidugi teisi mängumehi ka, Evart ju näiteks sealt on ja ei ma kindlasti, meil oligi kusjuures selles mõttes jälle hästi, et ma ei tahaks nagu ennast esile tõsta, et seal võistkonnas ilma minuta
ei oleks see võistkond võitnud, kindlasti oleks, et seal meil olid juba suht varakult jällegi rollid suht hästi paigas. Ja ma ei olegi kunagi mingi meeletu skoori olnud. Nojah, aga põhiraskus sa ikkagi nagu kandsid selles mõttes seal ju väga... No üks põhimeestest võime siis nii nimetada. Ja siis lähed Kuusmaal meeste sekka, Kuusmaa ju ütleme nii, on üsna konkreetse ütlemisega treener ka, tal on väga selged omad mingid soovid, mida ta näha tahab ja kui neid täita ei suuda, siis ei ole elu väga lihtne. Aga kuidas siis see algus seal oli, kui mängu ka nagu väga ei saa ja nüüd juba see analüütiline pool ka veits peas nagu segab, et... Kusjuures esimene aasta me olime vist, siis olid ainult nagu üliõpilased ja minust ütleme seal 3-4-5 aastat vanemad mängijad. Et siis tegelikult oleks siis jällegi, võib-olla puudus nagu sellest inimesest tol hetkel, kes oleks öelnud, et kuule, et näed, sul on tegelikult siin ideaalne võimalus mängida nagu pildile ja ma jällegi mäletan, et Kuusmaa ütles mulle ise kuskil hooaja lõpupoole, et ma arvasin, et sinust saab põhiviisiku mees meil selle hooaja jooksul. Okay. Aga ma sain mängida küll esimesel aastal ka, nagu, et ei olnud nagu nii hull, järgmistel 2 aastal nagu olin pigem klubimees. Aga võib-olla, see ongi jällegi, mu enda on ju kogemus, mida ma saan võib-olla jagada nagu kellelegi tulevikus, kellel seda vaja on just, et ma ei osanud jälle võidelda oma kohest. Ma mõtlesin, et see ongi nagu loogiline asjade käik. Tuleme tagasi sinna, et kunagi öeldi mulle, et 4 aastat läheb aega enne, kui sest mängumist saab. Siis ma mõtlesin, et okei, nüüd ma pean ka nagu vaikselt harjuma selle uue tasemega, et ma pean trennis hea olema, et küll ma lõpuks saan nagu, ma olin nii palju nõrgem seal ikkagi, on just, nagu sa mäletad küll mind, ma olin täiesti piitsveenik, on ju. Et ma ei osanud võib-olla oma koha eest võidelda ja leppisin sellega, et alguses sa peadki istuma oma aja ära, et küll sa siis saad. Aga siis kuidagi oli nagu mentaalselt ka lihtne sellega leppida või kui sa sisuliselt olid selle endal peas ära selgitanud? Esimene aasta võib-olla, aga tegelikult hiljem muidugi see sats läks oluliselt tugevamaks ja me saime ju 3. koha, siis ma suutsin ka nagu võib-olla nii palju sellega leppida, et näed, võistkond ju tulemust teeb, et ma ei saa nagu ju midagi ette heita, on ju. Aga siis võib-olla rohkem mõtlesidki selle peale, et samas ma võin Graamos ka pingi peal istuda, kui mulle pakut seda varianti tol hetkel. Aga kuidagi ma ikkagi tundsin, et küll nagu minu võimalus ka ikkagi tuleb. Samas ma ütlen, see oli küll raske, nagu 3. aastal oli ikkagi väga raske juba. Et siis sa hakkasid juba jällegi mõtlema, et ma pean ikkagi vist koolile rohkem rõhku panema, et... Okei, aga see kooli nagu olemusolu siin, kui muidu kuuleme pigem seda, et sportlased ütlevad ikka raske on, et õppida samal ajal ja rutiin läheb sassi või ma ei tea, ei saa magada, mis iganes, pead loengus käima. Esiteks, küsimuse esimene pool, kas sa ka tundsid kuidagi, et see on nagu jõhker lisakoormus, mis kuidagi takistab su korvpalluri arengut ja siis teine osa sellest küsimusest, kas nendel 2. ja 3. aastal siis, kus nagu mänguliselt asjad ei sujunud, kas siis pigem see nii-öelda õpingute nagu kohustus nagu aitas siis sellest Kossu platsi nagu murest välja tulla ja et õppida seda, mis sa õpid, peab ikkagi nagu mõttega ju sees olema. Jah, ma ei tea, kas ta niimoodi aitas, ma ikkagi tegelikult tol hetkel oli korvpall ikkagi esimesel kohal, et kool oli selline backup plan ja ma ei teinud üldse täiskoormusega, mul oli sportlaskoht, et minu meelest küll see nagu kui sa ikkagi planeerid oma aega, siis sa leiad selle aja ka, et ära teha, et pigem oli ikkagi ma ei ütleks, et see kool mind otseselt nüüd päästis seal, et tahtsid ikka nagu mängida. Aga jah, teistpidi, ta kindlasti, võib-olla ma ei oska seda lihtsalt nii mõelda, et ma ju mingi aja sinna pidin panema ja keskenduma sellele. Et seetõttu kindlasti ta aitab nagu. Ma arvan, et nii on hea, kui sul on mingi muu asi, kui sa saad nagu sellest nii-öelda välja lülitada ennast, ükskõik mis sa teed siis nagu vahepeal. Aga mis siis pärast 3. aastast muutus, et see pole enam maininud vähemalt, et tumedad ajad edasi läheksid, et hakkas kuskilt päikega paistma? Peale 3. aastat tuli Kerde treeneriks ja siis oli üldse 2 võistkonda. Õigus. 2 võistkonda. Minu arust, kas see oli sama aasta, kui Rapla, kus juures tuli meistriliigas? Jaa, oli tõesti, see oli siis 2010 aasta.
võis olla 2011 see hooaeg, kui euro tuli, mul sai meeles. Ja minu esimene põlvevigastus. Ja siis tuli 2 võistkonda ja siis ma mäletan, ma olin hooaja eel nagu täiesti mott oli laes, ma vaatasin, et et teine võistkond tuleb, see noorte võistkond ja mul on ideaalne võimalus nagu siis ennast pildile mängida. Ja siis mind võeti esimeste võistkonda ja olid esimesed kontrollkohtumised, kus ma mängisin 3 minutit. Ma olin täiesti 12 mees ja ma mäletan väga hästi, et ma mõtlesin, et no joh, Heidi, tuleb jälle süke aasta või. Ja ma käisin veel rääkimas seal äkki oli Glandorf siis manager või oli Brit Ilver ja ma ütlesin, et kuulge, et ma tahan teise võistkonda minna. Ja siis nad ütlesid, no vaatan pool aasta peal. Aga tuli esimene ametlik mäng Kraamoga ja me võitsime 20-ga ja ma läksin esimesena vahetus sisse ja mängisime 20 minutit ja tuli hästi välja ka mäng. Siis nagu, ma arvan, et see oligi tegelikult, ütleme, süke läbimurde aasta, kus ma sain esimest korda ka koondise kutse suures peale seda. Kuigi okei, see oli avansina on ju mingil määral. Aga ma olen tagantjärgi mõelnud, et ma arvan, et miks ma nagu mängisin selle loo ajal nagu hästi ka, oli põhjus see, et ma panin 0 lootust tegelikult endale. Et ma mõtlesin, et okei, kas tõesti tuleb jälle süke hooaeg. Ja huvitav oli ka see, et kui oli mingi 2 kuud juba kestnud hooaeg umbes, siis me kaotasime vist Valmerale äkki ja siis ma panin seal lõpus mingisuguse korraliku paki maha nagu, et siis sain sõimata Gerde käest. Ja siis Gerde järgmine trenn tuli minu juurde, ütles, et kuule, et sorry, et ma pahandasin, et ma ei teadnud, et see üldse mänginud pole. Okei. Aga siis olid ikka veel nagu mängisid taga ja äärel või olid juba mängujuhiks liikunud? Kusjuures ma mängisin 4 siis. Siis ikkagi mängisid 4 ja siis oli hea aasta ka. Jah. Aga kuidas sa siis ikkagi sinna nagu mängujuhiks ikkagi panisid? Ma mäletan mingi B-koondised asjad, kus mina ka sain käia, seal sa olid ikkagi ju mängujuht. Jah, ütleme kuna juba Vene Priit tegelikult mängitas mind mängujuhi kohal ja siis tuli peale seda Gerde hooaega oli vist 1 aasta oli Heino Lill ja oli, peale seda tuli Tiit. Siis kuna ma olin veel tol hetkel piisavalt noor, et nagu muuta nagu ümber seda ja ma tegelikult ka seal Gerde all trennis lappisin vahepeal auke, kedagi polnud, et mängisin siis ka mängujuhti ja Kuusmaa ajal ma ei mäleta, et oleks mängujuhti mänginud. Aga eks ta nii läks, et siis nagu hakati suruma mängujuhi positsioonil, kus juures see vist, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis see sama esimene koondise kutse, siis juba Tiit tegelikult tahtiski, et ma mängujuhti mängiks. Et tema oli ju mind tegelikult ju noortes ma 1 miljon korda tema satside vastu mänginud, tema tegelikult oli näinud, et ma olin nagu mängujuhti mänginud, et ilmselt ja mul ei olnud selle vastu ka midagi, sest et pall oli ju minu käes on ju, et olenevalt sellest, et mul ei olnud kõige tähtsam, et visata 100 punkti, siis sa ei taha lihtsalt nurgas ka seista on ju. Aga kui hästi sa üldse tundsid ennast seal mängujuhi positsiooni? Ma mõtlen just, ma ei tea, kas või siis koondise või olgu ta siis Eesti meistriliiga tasemel, sest ei taha nüüd sulle niimoodi puid panna, aga ega see mingi tehnikavõlur nagu selles mõttes ju ei olnud, et pall muidugi püsis käes, aga Kairi Irvingus pole mõtet võrrelda ja sellises olukorras, kus võib-olla mingid lühikesed tagavennad sind veel üle välja pressivad ka, ma tean omas käest, mind ka kunagi taheti sinna positsioonile panna, ma olin suht kahjulik meeskonnale ja ma arvan, et ja mitte ka sellepärast, et ma ei olnud ka Kairi Irving, aga need 3 mõrgatust suudab järjest ikka ära teha, aga lihtsalt see tunne on nii nagu ebamugav või mulle nagu üldse ei sobinud see, et kui see niisama joosta ja palli ja visata, see oli palju parem. Mulle tegelikult meeldis. Just juba sellepärast, et mulle meeldis nagu korvisööt anda. Ja seal tekkis sul kõige rohkem võimalusi, siis sa teadsid, et mingis mõttes ka, et sina teed otsuseid tegelikult, kust nagu see mäng pihta hakkab. Jah, oleks võinud kõvasti rohkem tööd selle palli käsitlusega teha, aga jällegi see, ütleme, mingis mõttes ma olen ise mõelnud, et tegelikult ma olengi ise enda kõige suurem vaenlane alati olnud. Kui väikeste asjade pärast tegelikult mul see palli käsitlus läks, ma arvan, nagu mingi periood natukene ebakindlamaks. Oli see, et ma hakkasin kuskilt kuulma, et sa teed kogu aeg palli kandmisi, vaata.
et ma ei mäleta täpselt, kes seda nagu rääkisid, aga nagu mitmest erinevast allikast, et huvitav, et vilistada, et sa teed kogu aeg palli kandmisi. Siis ma hakkasin ise nagu selle peale liiga palju mõtlema ja hakkasin nagu muutma ja see tekitaski ju ebakindluse. Kuigi tegelikult ei vilistatud mingi palli kandmisi, võib-olla paar korda vilistati. Aga mis 1-2 mängus see ei muuda on ju mängu. Ja see nagu mingis mõttes tegigi ebakindlaks. Aga ma arvan, et tol hetkel jah, super virtuoosi ei olnud, aga ma arvan, et ikkagi nagu liiga ätta ka ei jäänud nagu meistriliiga tasemel sellel, sest et me ikkagi ju meil olid omavahelgi ja meil olid ikkagi nagu kõvad lahingud ja kui ma nagu põhipointkaard olin, siis nagu nii hull ka see üritusi saanud olla. Ei, hull loomulikult mitte, et noh, kui seda enam, kui ikkagi meestekoondise peatreener sul võtab koondisesse ka sellel positsioonile, siis hull on kindlasti väga vale omadussõna. Et no, ma tahan lihtsalt, aga selgelt oleks võinud nagu jah, võib-olla rohkem siis keskenduda sellele pallikäsitlusele nagu sellel perioodil ja tegelikult juba varem. Aga nagu ma varem mainisin, et ka see enne 16 aastat ja nii, et siis noh, ma olin nagu tubli trennimees küll, aga ma tegin täpselt nii palju ära tol hetkel. Aga tol hetkel minu meelest et ei olnudki selline elementide kallal töötamine nüüd nii, see minu meelest see äge põrgatamisstiil on mingi viimase 10. asi, kus igaüks peab kõiki nagu trikke oskama. Vanasti oli minu meelest, nagu mina mäletan seda, et mina oskasingi 3 põrgatust põhimõtteliselt järjest teha ja mul ei olnud rohkem vajagi, sest 1 põrgatus, 2 sammu ja korv või midagi sinna. Fundamental saint. Täpselt, aga noh, täna ongi see sama Kairi Örvik, keda ma juba nimetasin ka, no see, ma ei tea, ma võiksin treenida 100 000 tundi ja ma ei oskaks ikka seda, ma arvan, see on nagu nii tites peale juba peab see tunnetus nagu sinna tekkima, mulle nagu tundub. Aga ma tahtsin nagu tagasi tulla korraks selle, et kuidas ma mängujuhina selles mõttes tundsin, et ma arvan, et paljud tegelikult nagu minu pikkused oleks ebamugavalt tundnud ka sellest, kui mis oleks match-upid olnud kaitses. Aga ma jällegi nagu kaitses tundsin ennast hästi seal. Et polnud vahet, et kui pikk see vastane on nagu, et mulle just meeldiski näiteks, noh muidugi saad ju mängida kaitses, et pikemad võtavad tagumisi ja nii edasi, et sa saad peita kedagi vajadusel, aga jah, et seda ma tahtsin vastata sellele, et ma ei tundnud küll, et mul on ebamugav seal olla, sest et samamoodi, et saidki neid assiste sealt korjata. Nojah, ega tegelikult kaitse oli ju üks sinu ka tugev külg ikkagi, mille pealt siis, ja nagu me teame, treenerid kõik ütlevad, et mänguaega teenitakse kaitsest. Mingis mõttes see on nagu hea, kui see ongi su tugevaim omadus, et siis kuigi seal karjääri alguses liiga palju neid minuteid ei tulnud, siis võib-olla karjääri edenedes, kui ühel hetkel ju mängija ikkagi peaks nagu teadvustama, et mis ta tugevused on ja siis nendele rõhuma. Et ei ole mõtet nii palju oma miinuseid nagu proovida paremaks, kui pigem need mingid asjad, millesse juba oled hea, väga heaks saada. Ja siis hiljem võib-olla kõrgemale tasemele tõustes sul on alati see üks, et ma tean, et ma saan kaitses pingutada ja äkki siis sealt hakkab see asi arenema. Et see on hea tunne, kuule, aga ühel hetkel siis sealt tagamängijast ikkagi sa Kalevisse siis läksid, ei olnud vist 1 aasta, nagu sa Vutšinitsile ütlesid, läks mingi, ma ei tea, 4-5? No, ma pean mainima, et kutsuti veel paar korda, aga ma, siis juba TTÜ mingi hetk oli minu jaoks loogiline valik, sest mul oli 30 minutit ja sain nagu pluss kool. Kool oli niisugune lihtsalt lisaboonus, miks nagu selle TTÜ poole nagu kalduda on ju. Aga tol hetkel, eriti need enne Kalevisse minekut need viimased 3 aastat ma sain TTÜs ikkagi kanda nagu niisugust liidri rolli ka, mis ma arvan nagu kokkuvõttes oli ikkagi väga kasulik, et see tundus nagu väga loogiline valik. Aga mis tunne siis oli ikkagi, TTÜ, olime küll seal esinelikus kogu aeg, eks, aga nagu mingid otsesid nagu pingeid või võiduootusi ju nagu ei olnud, et nüüd tuleb nagu meistritiitel võtta. Pronksi ootus muidugi, meil oli pronks, see oli meie finaal, eks ole, jah, seda, aga selge on see, et sa ei lähe igale mängule vastu favoriidina ja neid pingeid on vähem, nüüd sa lähed Kalev Cramosse. Seal on neid pingeid ikkagi rohkem, mul ka õnnestus seal käia, Raplaga ükskõik kelle vastu minnes, võib-olla halb oli minna, ongi nagu outsiderite vastu, sest on raske ennast häälestada, midagi teha pole. Aga nii Raplas mul kui sinul TTÜs oli ka õhtu, kus teil ei olnud seda, või kas või näiteks sama Kalev Cramo vastu mängides, ma küll kunagi mingit pinget ei tundnud, sest
just kui me võidame väga hästi, kui me saame 30-ga, siis on okei, ja kui me saame 10-ga, siis on juba ka hea. Aga kui mina läksin Kalev Cramosse, ma tundsin küll väga tugevalt seda, kuidas nüüd, kui raske on nagu Raplasse näiteks mängima minna, kus ma tean, need vennad on oodanud seda ja nad nagu tulevad ja hakkavad tapma. Ma läheks korraks veel natuke tagasi ikkagi enne Cramo aega, et tegelikult mul ikkagi, sa ütlesid, et pinge vabalt läksid on ju Cramo vastu mängima Raplasteks. Siis minul ikkagi tekkisidki ikkagi mingisugused ootused enda osas on ju. Samuti, et juba korraks sain nõustada seda koondise taset ja siis ma ei saanud ka ju kutset uuesti, sest et ma ei mänginud piisavalt heal tasemel. Ja siis, aga mul oligi niisugune liidri roll antud näiteks TTÜ-s hiljem. Siis olid mul ikkagi juba sisemised pinged, et ma tahtsin ikkagi iga mäng õnnestuda, polnud vahet, kes vastas oli. Ja ma tundsingi, et minust sõltub ikkagi nii palju võistkonna edus on ju. Et siis ikkagi keterasid neid mänge peas läbi küll ja jällegi tagantjärele tarkusena, et tegidki enda jaoks suuremaks ka mänge, mis tegelikult tegelikult on sul suvaline reamäng. Jah, keegi ei õnnestu kõik mängud. Ja ongi, järgmine mäng tuleb, et pead sellele keskenduma, aga siis ma küll nagu elasin neid mänge läbi ja samuti kui sa küsid nüüd Cramo kohta, et siis esimene aasta. Kuule, aga ma sõnastan selle küsimuse siis hoopis ümber. Te küsin siis niipidi, et kas sinu jaoks oli siis hoopis nagu vaimselt lihtsam sinna Cramosse minna, et enam nagu, sa ei saanud ju eeldada, et nüüd sama palju sinust sõltuma hakkab. Esimene aasta oligi lihtsam, Okay. Kuidagi oli nagu samamoodi see olukord nagu siis Üllar Kerde aasta, et ma mäletan jälle, suvel oli ju tegelikult jutt, ma ei pidanud minema Suureks Ääreks Cramosse. Et suvel oli Varrakuga siis jutuajamist, oligi seal paar aastat varem ka, nad tegelikult tundsid huvi. Ja siis ta just rääkis, et meil oleks nagu tahaliini vaja ikkagi pikemaid kehasi ka VTB-s. Et aga ma olekski siis olnud 3 ja 2, eks. Et ta vist ikkagi mind nagu mängujuhi positsioonil, oleme ausad, ma ei oleks seda taset seal ilmselt välja kandnud on. No seal oleks võib-olla natuke ebamugav juba olnud. Seal oleks jah. Aga ühesõnaga jah, siis tulid jälle esimesed kontrollmängud. Mäletan tegelikult väga hästi, esimene mäng oli Tartuga Rakveres. Ja siis ma ei tea, kas ma ei saanudki peale või. Siis ma mäletan jällegi, et mõtlesin, et okei, et kas tuleb siuke aasta, aga ma mõtlesin nagu selles mõttes teistmoodi, et ma ei hakanud kohe mõtlema, et okei, ma pean minema rääkima, et kuule, et ma tahan tagasi minna või siga. Siis ma mõtlesin, et davai. 4 aastat. Ma lihtsalt, et võtabki aega, et ma peangi ennast tõestama ja et ma lihtsalt annan, siis on ju trennis nagu kõik, mis, et nagu nii ma tegelikult mõtlesin ka varem nii, aga et ega mul ei ole nagu, ma ei saa kõike kontrollida, eks. Ja et ma annan trennis siis kõik ja tuligi siis esimene Tartu mäng, mis oli siis nii-öelda ametlik mäng. Ja seal Reinaril ja Kitsingul, kes olid teised 4, siis neil nagu ebaõnnestus ja mingid vigastuse asjad olid ka vist seal Reinaril äkki Küranukiga. Ja siis tuligi see hetk, kus Varrak ütles, et kuule, et sa oled põhivisikus ja katad taltsi. Ja mulle jäi kuidagi varem nagu Heino Endeni mingisugune kommentaar kuskilt jällegi kõrvade vahel, et ta tahab näha, et noored tõestaks ennast nii, et nad on valmis parketti närima. Ja siis mulle jäi see nii nagu sisse huvitav on ju, et mingid sellised väiksed laused jäävad nagu sind saatma, eks. Ja siis ma mõtlesingi, et davai, et ma teen nii ebamugavaks Jaanari elu, kui ma suudan. Ja õnnestus ja siis sellest nagu tekkis mingisugune usaldus on ju treeneri ja mänge vahel ja võitsid krediiti. Kusjuures siis ja jällegi tegelikult mul endal mingid ootusi olnud. Ainult ootus oli see, et ma annan lihtsalt kõik, mitte midagi muud ei olnud. Kusjuures esimene VTB mäng, kui tuli, siis ma jälle ei saanud peale. Sest et tundus naljaks, et kuidas me paneme selle 1,98 nüüd 4 mängima, kes kaalub mingi 92 kilo, eks. Ja siis me saime 62 tappa ja mäletan, et Varrak veel käis 2 minutit lõppu küsimus mu käest, et ma ei hakka vist panema sind. Et ma ei vastandki vist sellele küsimusele, sest ta ise vastas ära selle küsimusele, eks. Ja
ja järgmine mäng ta pani mind põhivisikusse, me olime nagu siis need 2 mängu Venemaal järjest ja jälle õnnestus. Ja eks, aga see õnnestuski tegelikult tuli sellest, et ma ei oodanud, et okei, et ma pean kõike tegema väljakul või et ma pean viskama 100 punkti. Ainukene ootus tol hetkel, mis oligi võib-olla endale ka selles mõttes vaimselt lihtsalt, ei olnudki muid ootused, oli see, et ma lihtsalt lähen absoluutselt igasse olukorda mitte peas, aga igasse olukorda sisse, võitlen iga palli pärast, olengi nõus parketti närima. Ja kuna sul ümberringi on niikuinii, sul on niisugust ründejõudu on nii palju, et ma arvan, ma olekski segama hakanud seal, kui ma hakkaks ise seal nüüd mingid läbiminekud ja asju välja mõtlema, mis niikuinii on nagu suuremas korvpallis, mida ma hakkasingi vaikselt aru saama. Et kui ütleme siin Estlatis oodatakse, et kõik teevad kõike, siis tegelikult ongi mängijatel omad rollid ja keegi teebki seda hästi, et ta viskab 3 ainult. Keegi teebki, sul ongi ainult mingi 2-3 mängijat, kes ongi mõeldud selleks, et nemad tekitavad teistele olukordi. Et keegi ei, ma ei tea, mis eestikeelne väljend on, aga nagu breigi played. Kui ma ei tea, kas kuulajad ka aru saavad, mis see tähendab, et ühesõnaga, et kui sul on mingi rünnaku joonis, siis mida kõrgemal tasemele sa lähed, siis seda vähem lõhutakse seda joonist. Et see on seletamise ära, et kui on mingi liikumine, mis hõlmab endas näiteks 7 söötu ja mingi vend 3. söödu pealt otsustab midagi ette võtta ja läheb pekki, et siis ta on selle... Et selle jaoks tavaliselt on võistkonnas mingi 2-3 mängijat, kes seda tegelikult teha võivad. Ja siis tegelikult see tegi nagu mängimise minu jaoks nii lihtsaks. Et ma tegelikult ei pidanud suurt midagi rohkem mõtlema kui seda, et võitle lihtsalt hambad ristis. Ja rünnakul pane katteid ja viska 3, kui vaba oled, on ju. Aga 3 sul seal kukkus ka, seal 4 peal oli hea lasta. Mis minul on meeles, mina tulin 2015. See oligi järgmine aasta. Ja Kalevisse, et siis pärast iga trenni ju viskasime seal. Aga tolleks hetkeks oli mul, ütleme, mõttemallis nagu muutus ka toimunud juba tegelikult juba TTÜ-s ikkagi. Jällegi see oleneb vaata vist väga palju ka sellest pundist, kellega sa koos oled, on ju, milline see keskkond on ja kultuur on ju, et ma ei mäleta, et tegelikult algusaegadel oleks olnud nagu meeletult sellised mängijad võistkonnas, kes jäid peale trenni. Ega ei olnud, aga siiamaani ei ole kaks. Aga nüüd, mis nüüd, siis ikkagi läksid juba omal ajal viskama ja ma jällegi niisugune huvitav lause jälle, mis mind nagu kirjeldab minu hästi seda, et oli üks jõusaali treener TTÜ-s, kes ütles, et aga kuidas sa tahad teistest paremaks saada, kui sa teed sama palju? Et siis hakkasidki mõtlema, et nagu vist ei saagi, on ju. Et tulebki nagu teha rohkem, aga see on jälle niisugune, ma lähen teemast kõrvale, aga see on hästi niisugune peenel teadus, et kui palju sa teed rohkem, et ei maksa jälle lolliks ka minna, on ju, et ennast ära lõhkuda, eks. No ei, alati peab seda meeles pidama, et puhkus, treening 30. Ja toitumine on kõik täpselt sama tähtsad asjad, eks, aga loomulikult 20 keskel võib-olla alles jõuabki see teadus heal juhul kohale, 18 aastat keegi ei viitsi seal nende 3 asja peale võrdselt mõelda, et see tuleb hiljem, kui hakkad juba aru saama, et keha vajab ka mingit. Jah, eks 20. alguses niikuinii keha peab suuremale koormusele vastu ka, et seda küll, jah. Aga ma ütlen, minule ongi meelde jäänud see, et Kalevis alati meil olid viskamised, tegime jõusaalis, aga mis hetkel sul siis see klõps ära käis või sa ütlesid, see mõttemaailma muutus TTÜ-s millalgi toimus, aga kas oli nagu miski, mis nagu väga konkreetselt nagu ütles sulle, et nii, nüüd tuleb hakata või see lihtsalt oli niisugune et sa said lihtsalt kuidagi asjade käikude järgi aru, et okei, nüüd, kui ma tahan siit tasemelt sinna jõuda, siis enam ei piisa sellest, mida me siin 3 tundi meeskonnaga teeme. Ma arvan, et see nagu ajapikku nagu süvenes ja näiteks oligi, tegelikult see oli juba Kuusmaa ajal, et ta pani minu Illimar Pilgu ja Kaido Saksa 3 ainult võrkpalluritega enne trenni hommikul jõusaali. See kuulus kange aeroobika. Ja kus juures ma läksin meeletult füüsiliselt edasi. Ja siis juba, kui sa vaatad midagi, nagu sa näed ise tulemust, siis sa hakkad uskuma eks. Teine asi, minu puhul kindlasti oli probleem see, et ma tahtsin nagu kõike kohe ja korraga, on ju. Aga tegelikult sa ei näe seda vahet ju kohe. Et see ongi nagu selles mõttes nagu maraton või et see ongi nagu
siuke nagu liitintress, et sa pead tegelikult kogu aeg tegema ja siis lõpuks on see nagu tulemus käes, on ju. Ja no ma ütlen, et see nagu ajapikku kogu aeg nagu arenes ja said nagu sellele kinnitust, et tegelikult äkki oligi see sama suvi, kui ma Gramosse läksin, siis enne seda suvel, siis oligi siis B-koondis, ma ei tea, kas said vist vigastusega väljas. Ei, siis ei olnud, siis me mingi Paides mängisime veel mingi mängu vist äkki ja panin seal veel ühe 3. Aga sa käisid ka seal Hispaanias hiljem? Ei, Hispaanias, ma enne seda vist katitigi mind ära. Sest et mina ka ei käinud seal Hispaanias, aga ma mäletan, et juba siis oli mul see kindlasti, et ma välja jäin nagu sealt, oli minu jaoks ka see nagu klikk, et okei, et ma ei taha, et sükest olukorda enam tekiks nagu. Ja ma nägin nagu, siis nägin ikkagi kogu aeg vaeva ja siis vaikselt tekkis juba sükene, jällegi ma eestikeelne sõna ei tule meelde, obsession nagu, et sa ei tohi nagu vahele jätta ühtegi trenni, eks. Aga kuna see hooaeg ka siis nagu läks mul isiklikult plaanis hästi ja tegelikult võistkonnaga ka läks väga hästi. Ütleme, ei saa 5+ anda, sest et tegelikult kõik eesmärgid täitnud. Et ütleme, hooaja lõpp tegelikult ei läinud nagu selles plaanis hästi, aga suures plaanis nagu jäi nagu hea tunne sellest hooajast. Siis ma arvan, et see oligi see ikkagi see moment, et näed, et see töö kannab vilja. No ja kandis ju lõpuks siis nii hästi, et tegid selle hea hooaja Kalevis, mis siis meistrid ei tulnud, midagi sealt ei tulnud, aga nüüd tuli juba üsna kindel koondise kutse ja lõpuks sõit EM-ile ka. No ma pean küsima siis, sa olid ka seal, kui rahvas natukene selja keeras. Mis tunne oli siis, kui ütleme nii, et saali täis Eesti rahvast just väga innustavate sõnadega meeskonda platsist ära ei saatnud? No ega ta hea tunne ei olnud, aga no meil võistkond ju nagu hoidis kokku ja lõpuks nagu kahju, et sellest veel ei tekkinud sükest täiesti tuhkatriinu lugu, aga ju me suutsime selle rahva ju jällegi enda poole pöörata. Et eks... No aga sul on äkki mingid mõtted nendest esimesest 2 mängust meeles, kui sa oled seal platsil, ma ei tea, -30 on tablool juba, et mõtlesid selle peale või sa olid ikka, et minu asi on parketti närida ja... No üks asi oli see, et minu asi on parketti närida, aga ega seal tol hetkel ma ikkagi... Ma võib-olla mõtlesin nagu hästi palju selle peale, et kas ma olen nagu süüdi selles, vaata. Et nii on nagu läinud. Sest et ma vaata ikkagi... Ma teenisin selle usalduse välja põhimõtteliselt ju selle eelmise hooaja suvega, on ju. Sest mina tegelikult selle koondisega koos nagu ei olnud. Vaata, mina ja Kurbas olime põhimõtteliselt 2 mängijat, kes tegelikult selle koondisega koos mängid polnud. Ja ma läksin ka esimeses mängus algviisikus. Et eks siis ma ikka mõtlesin nagu, et... Aga kui sa suutsid mõelda seda, et kas see nüüd minu pärast läks pekki, siis sa sul pidid ikka enda suhtes väga kõrged ootused ka selles mõttes saama. Ma võib-olla sõnastasin selles mõttes valesti, aga võib-olla mõtlesin nagu, et mis ma nagu teisiti või paremini saaks teha, sest et selge lõpuks ma arvan, ma teiste mängijate kohta ei tea, aga minul kindlasti sellel turniiril tegelikult jäigi hästi palju nagu selle vaimse poole taha nagu. Et ma ei osanud nagu mingis mõttes seda võtta nagu piisavalt siis külma närviga. Sest ma mäletan küll seda, et esimene kord, kui me välja jooksime Tšehhi mängu all, siis mul ikkagi olid ihukarvad nagu püsti, kus on siukene rahvas elab sulle kaasa ka, vaata. Ja siis ütleme, kui sa ikkagi puls läheb kõrgele ja mängus ikkagi tekib, kui kõrge pulsi pealt sa teed nagu võib-olla valesid otsuseid ka, on ju, et mis minu puhul tavaliselt ei juhtu, et mingid liikumised lähevad meelest ja siis ikka vahepeal seal mängu ajal nagu sa nagu nii väga tahad nagu hästi mängida ja et võistkonnal ka hästi läheks, on ju, sa tahad nii väga seda, et siis tekibki see moment, et sa võib-olla hoopis keskendud üle nagu. Yeah. Et ma arvan, et minuga juhtus pigem see, et ma nagu, kindlasti ma seadsin endale ka väga nagu kõrged ootused, aga ma keskendusin ka nagu väga palju üle. Ja mis maitse siis lõpuks jäi? No tegelikult, EM-i lõpp meeskondlikult oli nagu rõõmsam, aga mis sa ise nagu, kui selle turniiri peal tagasi mõtled täna, mis sul sealt meelde on jäänud või mis sa sealt kaasa võtsid nii-öelda oma ülejäänud karjääri?
no ma võtsin selle, tähendab, kuidas ma ütlen, see on kindlasti üks ikkagi, olenevalt sellest, mis tulemus on see üks tipphetki mu karjääris nagu. Et ma ikkagi arvan, et lõppkokkuvõttes ma olen ju väga õnnelik selle üle, et ma üldse olen saanud osaleda sellisel turniiril nagu, et ütleks küll. et see oli kindlasti üks nagu unistuse täitmine ja see oli üks nagu siht ja see oli, kui ma varem nagu ei seadnud nagu sihte siis nagu aastanumbritega. Nagu ma ei mäleta, et oleks nagu olnud nii, et okei, et 2014 ma pean olema seal või nii edasi. Siis see 2015 EM oli, kui see teada oli, siis ma küll mõtlesin, et okei, sinna koondisse ma tahan kindlasti nagu kuuluda, et sinna turniirile ma tahan minna. Et ja siis tekkis nagu jällegi ühtepidi nagu mingi sihipärane töötamine. Ei, vähemalt ei midagi näppude vahele, siis ja eesmärki tegelikult täita, nagu nendes hetkedes, nende kaotuste puhul ja sellistes halbades tundub, et nagu maailma lõpp käes, aga tegelikult nagu 10 aastat hiljem selle peale mõelda, ei ole see halb tunne seal suurt midagi meelest, pigem, ma ei tea, ma arvan, et see tunne, et sa selle eesmärgi ära täitsid, mille sa siis kuidagi oma peas või kirjas sõnastanud olid, lõppkokkuvõttes on ju palju parem mälestus. Selge on see, et ma ju ei mõtle nii, et kurat, et ei oleks pidanud ikka üldse minema. Ei tahtnud minna. Seda ilmselt oleks, jah. Sellest on ju varem ka räägitud, et meil nagu Eesti koondisel ei olnudki nagu sükese võistluse kogemust. Et ja kui me tahamegi seal tulemust teha, aga me peamegi järk-järgult rohkem seal ei, muidugi, ega korvpalli sees olles saab ju kõik sellest aru, et mingis mõttes on see loogiline, aga ega oligi kogemus polnud ka korvpalliliidul ja kogu selle staffil, kes selle, see on eraldi teema, eks, kuidas see Riiga minek ja kõik oli, räägib meie parem ikkagi sinust natuke veel. Koondise asja rääksime ära. Tulete mulle meelde, kaua sa lõpuks seal Kalevis seda 4 siis mängisid? Lõpus 3, kusjuures. Et see olid ikka tagasi. 2015. No 15-16 olime koos, tulime meistriks. Okei, 14 siis läksin ja 2019 20 hooajal siis alustasin Raplas, et 5 aastates. Vot tegelikult seda Rapla asja tahakski rääkida, sest tegelikult see Raplas sa läksid, sul oli enne, on ju, põlvevigastus. Jah, nii et ma tulin tagasi veel põlvevigastusest ja mängisin pool aastat Graamos. Jah, muidugi, ma ei teagi, kuidas mul see üldse esimene põlvevigastus ristati rebend ja trennis lihtsalt või oli mingi mängu? Trennis, jah. Ja see oligi täpselt ma arvan, et tegelikult ma olin nagu tol hetkel mängisin nagu oma karjääri nagu parimat mängu, eks? Ikka vigastused siis tulevadki. Jah, aga võib-olla tolleks hetkeks, kui me rääksime sellest, et 30-30-30 on ju, peab olema puhkus, söömine ja trenn on ju, siis mul kindlasti keha oligi liiga suures stressis, sest et tol hetkel me olime jäänud isegi juba mingi 8 kesi või 9 kesi, et me ei saanud trennis 5 teha, siis oli Kairis oli treener tol ajal ja mul ei olnud nagu vist seda oskust, et nagu trennis hoogu tagasi tõmmata, eks. Ja ma mäletan nagu väga hästi, et tegelikult ma olin mega väsinud, kui ma sinna trenni läksin. Ma olin mega väsinud ja ma ütlesin veel Lehismetsale, et kuule, et pane palun mulle jäätünd nagu peale trenni, et ma tunnen, et jalad on täitsa makaronid. Ja siis käiski nii, et nagu soojendus veel ära tehtud ja esimene harjutus tegin nagu täiskiirusel piduruse, tahtsin keerata ja siis käiski nagu pauk ära. Tagantjärel jällegi huvitav mõelda, et ma mäletan nagu seda, et ma olin väsinud ja siis nagu see oli ju hooaja lõpufaasis, see oli aprillikuus. Ja ma mõtlesin selle peale, et jõua ära oodata, et see hooaeg läbi saaks, on ju. Pluss nagu ma tundsin, et ma olin tegemas nagu oma parimat hooaega nagu ka VTB-s, et nüüd võiks tekkida võimalus saada välismaale ja tolle aegse agendiga oli ka nagu jutt, et näed, et nüüd nagu võiks saada mõelda juba mingite nagu lepingute peale. Ja siis käis see pauk ära nagu ja siis samal ajal küll mõtlesid, et tegelikult sa ise tahtsid puhkust. Ja mõtlesid selle peale, et saaks see hooaeg läbi juba, et tahaks puhata, et ma olen nii väsinud.
noh, siis keha ütles, et no puhka 9 kuud. Kusjuures mul on üks väga sarnane, ma olen ühe korra oma elus, kui ma veel mängisin korvpalli, ma mäletan, et ma olen mõelnud nii, et kas see on mu jaoks õige tee, see oli siis, kui mul oli vist 2 vigastust olnud, ma sain Reggio Emiliasse testimisele, või see oli vist aasta varem isegi, Imolasse, ühesõnaga, mingi testimine oli Itaalias ja mul olin juba paar päeva trenni teinud ja siis õhtul pidi mäng olema, siis ma mäletan enne lõunaainakut, ma mõtlesin oma peas, kas see ongi see elu, mis ma tahan, noh, et elukaaslane on Eestis, ma olen siin, nii, ja noh, õhtul siis oli 3. ACL, eks ole. Et, aga seda ma olen peaaegu kõigi ees küsinud, kas tol hetkel oli valusam see valu, mida sa tundsid, või see tunne, et nagu, mis sa kõik just kirjeldasid, et see kõik nüüd on lööri läinud? Ma ei tundnud mingit valu. No siis on lihtne vastus. Ja ma ei saanud alguses aru ka tõsistusest, sest et no miks ma ennem rääkisin ka sellest, et treeniga panin üles, et meil oli tol hommikul oli vabatahtlik viskamine. Ja siis, aga mul oli see, et 4 ma pean minema, et ma ei jäta ühtegi trenni vahele. Tegelikult oli ju keha vesinud. Ja noh, õhtul oli siis tulemus käes, aga kui see pauk nagu ära käis, siis noh, sa saad aru, et midagi on juhtunud, midagi on valesti. Ja, aga ma sain ju ise omal jalal jalutasin minema ja läksin otse arsti juurde. Ja proovisin veel kükki teha ja sain kükki ka teha. Ja siis sõitsin autoga sinna arsti juurde, Rõivassepa juurde tol hetkel ja siis mõtlesin oma peas, et noh, 6 aega vist äkki, et noh, nad paistavad läinud, et äkki finaalideks ikka saan tagasi. Ja siis kui Rõivassepp vaatas ja ütles, et no heal juhul 3 kuud, et kui on osaline rebend ja siis muidu on 9. Siis ma küsisin talt, et oled kindel? noh, loomulikult meil ei olnud, ta tegi lihtsalt mingid testid. Aga ta ütles, et umbes, et hakkas lohutama, et äkki on ainult menisk, vaata. Ja siis noh, ma sõitsin koju ära ja siis ma mäletan, rääkisin veel Lehismetsaga õhtul, siis Lehismets ütles, et ta ei tea, et põlvega oleks Rõivassepp väga mööda pandud. Siis ma ikka lootsin, et äkki on. Sain mulle MRT ka tehtud ja siis, aga siis kohale jõudis tegelikult siis, kui MRT vastus tuli. Ja mul on ka sama. Seda ei suuda nagu uskuda ja olegi eriti kus olukorras, kus ma mäletan ka pärast oma teist, ma sain joosta, hüpata, kõike seal samas Imolas, kui see juhtus, see juhtus 3. minutil, ma poole ajal, noh, ma tulin välja mängust, aga ma poole ajal tegin veel sooja, et proovida, ma olen pealt veel selle jalaga. siis tund aega hiljem oli nagu selge, et ma isegi ei saanud enam kõndida, kõik see adrenaliin ja see mingisugune loll usk, mis tegelikult sportast on, et saab ikka. Aga mis need esimesed mõtted siis oli, kui diagnoos käes oli ja selles mõttes ka raviplaan mingis mõttes, et operatsiooni 9 kuud on, et need uudised ei ole lihtne vastu võtta ilmselt. Ei ole, jah. Et esimesed mõtted ei mäleta, eks ma siis panin ilmselt, kui see lõpuks nagu see teadmine kohale jõudis, et öeldi, et tuli nagu vastus MRT-st, sest et tegelikult siis oli mingi 2 päeva vahet. Ja siis ma sain selle vastuse veel hommikul ka nagu. Suurepärane päev. 8 ajal hommikul umbes. Ja siis tegi kurvaks küll. Ega teeb, jah? Siis, ja tolleks hetkeks, tegelikult ma ju olin piisavalt õnnelik, et ma olin siis 27 aasta, sain just 28 või noh, Opp oli mingi 10 päeva enne 28 aastaseks saamist. Ja mul enne seda tegelikult ühtegi tõsist vigastust. Eks see tekitaski siukse tunde, et minuga ei saagi midagi juhtuda, sest et ma ju tegelikult, ma arvan, sa jällegi piisavalt hästi mind tunnen, et ma tegelikult kogu aeg kompasin piire. Et ma panin läbi valu. Mul oli ilkad, no sa ei saa muud moodi, tol hetkel ei saanud vähemalt, et kui sa ei ole staarmängija ja oma rolli eest kogu aeg võitled, siis ei ole nii, et no pluss, kui sa oled ikkagi hingega spordimees, noh, see on teine see sama, et sul on süümekas, kui sa ei lähe vabatahtlikult trenni, noh, kui paljudel sportlastel seda on, ma ei tea, minu meelest see oleks väga hea, kui kõigil oleks ja meie sportlaste tase oleks kindlasti kõrgem, aga no seda ei ole. Sõltub selles mõttes, et mingi hetk peadki tõmbama ju ennast tagasi. Loomulikult targalt tuleb seda teha, aga noh, lihtsalt, ma lihtsalt ütlen, et selleks, mina arvan, et sul oleks suurem võimalus jõuda maailma absoluutselt tippu, peab sul olema see enese hävituslik geen ka, aga sul peavad olema hästi targad inimesed kõrval, kes nagu tagasi tõmbavad. Et võib-olla jah, nagu keegi, kes su kõrval on nagu kogu aeg, noh, kes sul vahepeal tõmbabki sul nagu hoogu maha, eks. Aga ei, ilma trennita nagu nii kuhugi, selleks pead sa ikkagi täiesti megatalent olema. Aga no räägi siis sellest, siis ütleme, et
esialgne kurbus läks kiiresti üle ja tuli selline mott, et tegelikult ju näiteid on kõvasti, ega see üks ACL ei tee nagu kellelegi midagi ja pigem teeb tugevamaks või ma ei tea, suutsid selle kuidagi oma peas ka niimoodi mõelda, nagu ma seda praegu ütlesin või läks ikkagi nagu kõvasti aega enne, kui tuli selline usk jälle tagasi või kas üldse tuli, mina ei tea? Mott oli tegelikult, läks see esimene kurbus üle, sai opi ka tehtud ja siis sai nii-öelda taastumisplaan tehtud jällegi üks näide sellest, et ma ei suutnud hoomata nagu, kui tõsist vigastust üldse võibki olla, eks. Kuna minuga, ma ei olnud kokku puutunud sükse asja, aga jah, sinul näiteks oli olnud ja ümberringi võib-olla oli juhtunud sükst asju, aga ma ei suutnud nagu seda hoomata. Kui tuli jutt, et sul on liikumispuu ees, ma mõtlesin, oota, mis asi. või öeldi, et sa ei saa 4 kuud joosta. Ja. See oli minu jaoks nagu täiesti šokk, et ma mõtlesin, et ma nagu käin opil ära ja pannakse, lahbitakse kokku ja siis mingi 4 nädala pärast jooksen, et algus oli, et sa 4 nädalat karkudel ja 4 kuud läheb aega enne, kui jooksma hakkad. Siis see oli nagu keeruline nagu teadvustada endale, aga tol hetkel ma mõtlesin, okei, et kui ma tahan nagu karjääri jätkata, tegelikult tulin ju enda jaoks väga okei hooaja pealt, tõestasin endale, et ma suudan nagu mingit taset juba on ju välja mängida, siis ja lisaks võib-olla, ma ei tea, kas seda räägiti, aga võib-olla mõtlesin enda jaoks, et kindlasti on neid, kes mõtlevad, et karjäär ongi läbi. Ja oligi, kusjuures Toomas van der Maars, kes oli meil võistkonnas tol hetkel, tema ütles, mitte et karjäär on läbi, vaid et ta ütles mulle selle lõpupeol, et kui mul süke vigastus oleks, siis ma lõpetaks kohe ära. Ja siis ma mõtlesin, et oota, et vaata nüüd on ja siis aga siis nagu läksid nii selle sisse, selle taastumise sisse, ma ei tahtnud jällegi, kuidas öeldakse, et no stones ühesõnaga, ma tõlgin selle ära, et kui sa pärast peeglisse vaatad, siis seal ühtegi süüd nagu endas näha ei ole. Et mina teen endast olenevalt kõik, et see taastumine läheks nagu nii hästi kui võimalik. Ja olingi nagu 9 kuu pärast tagasi, küll ma arvan, et mul jäi võib-olla terve 9 kuu peale 10 päeva, kus ma võib-olla ei teinud mitte ühtegi harjutust selle jaoks, et see taastumine nagu, mis see taastumisele kaasa aitaks. Oli ka olukordi, kus, näiteks mul oli kavas on ju, et sõida 2 korda päevas 15 minutit jalgrattaga, see on täitsa alguses on ju, et saaks seal liikuvust. Ja siis ma läksingi jõusaali kell 9.45, pandi 10 kinni, sest ma mõtlesin, et mul on see tegemata, ma pean minema. Mis iganes mul oli tol päeval vaja teha nimel. Ja siis ma mäletan väga hästi, et mind vaatas ka, me panen 15 minutit pärast kinni. Ma tulingi rattaga. Ja siis tegin 15 minutit ära ja läksin minema. Et see oli kogu minu nagu see harjutus seal täitsa algusfaasis. Aga ma tegelesin absoluutselt terve 9 kuud ikkagi sellega, et tagasi tulla ja lõpuks nagu see põlv ise nagu jõudis väga okeisse seisu. Probleem oli pigem nagu tagareies. Nojah, eks need on natuke seotud, ma ei tea, kus Kraft võetigi tagareiest. Nojah, et see jääb tundma, et siis jällegi, kes ei tea midagi ristatsidemetes, siis uut ristatsidet saab võtta mulle teada olevalt siis enda jalalt 2 kohast, üks on patella pealt ja säärelu küljest saetakse plokid välja ja kuidagi see sinna vahele pannakse. Teine variant on võtta tagareies siis mingisugune lihaskiud või mis iganes selle asja nimi on. Kõõlus vist võetakse mingi osa. Ja näiteks minul on siis 3. variant, aga tervelt jalalt ei võeta midagi, et siis 3. variant on võtta laiba kannakõõlus, mis siis minul on ükski ei toimu. Doonor põhimõtteliselt. Doonor, jah. Et see tagareis, ma ütlen, mul on 3 varianti tehtud, siis see oli kõige ebamugavam kindlalt. Jah, aga ma arvan, kõige suurem probleem tegelikult oli füüsiliselt, ma taastusin ära, aga tegelikult vaimselt. Ma sellele ei pannud nagu tol hetkel rõhku ja tol hetkel võib-olla tundus see lihtne, aga kui ma päriselt pidin uuesti mängima hakkama, siis tegelikult ma sellega vaimselt ei tulnud väga pikka aega toime. No aga enne kui me selle vaimse, mõned sõnad ma kindlasti räägin sellest ka, aga ma tahakski nüüd küsida, et siis sa said vigastada, taastusid pool aastat, mängisid ja siis justkui ma mäletan ka seda, kui sa sinna Raplasse tulid, sa ikkagi tulid meeskonda ju vedama selles mõttes. Võib-olla siis, võib-olla ma ise kujutan seda ette, aga mulle tundus, et see oli nagu sinu jaoks see koht, et kui siin nüüd hea hooaeg teha, et siis võiks ju kuhugi veel lennata, eks ole. See oligi see mõte,
et ma tulin küll Graamos tagasi sellest ACL-i vigastusest ja siis see teine poolaasta oli vaimselt nagu väga raske, et ma ei suutnud nagu oma jällegi, eks see enda ootused, aga ma ei suutnud nagu mängida nii, nagu ma tahaks ja ma ei nautinud absoluutselt nagu tol hetkel seda. Ja siis ma mõtlesin, et mul on vaja mingit muutust. Jah, loomulikult tagantjärgi ma ütlesin, võib-olla oleks võinud veel nagu aega anda, aga et mul on vaja mingit muutust, eesmärk oli ikkagi ju ka välismaal saada, siis ma mõtlesin, et ise mõtlesin, et ma pean siis ikkagi midagi teistmoodi tegema ja proovimagi siis nagu ennast jällegi teises rollis nagu tõestada, et seal Graamos ikkagi oli selleks hetkeks mul ju täiesti, ütleme, noh, roll oli selge ja juured all. Just, et ja siis ma lootsingi nagu selle peale, et okei, et ma olen nagu ma jala terveks teinud, et ma proovin nagu Raplas siis nagu siukse liidri rolli võtta, sest et seal Graamos ma olin selgelt rollimängi, et tahtsin nagu liidrina ennast tõestada. Ja ma arvan, me saime nagu väga hea võistkonna kokku ka nagu tolleks aastaks, et oleks võinud ju, ma arvan, noh, need oleksid ei loe mitte midagi, aga oleks võinud ju finaalis mängida küll seal tol aastal. Kas see oli COVID aasta või? Lõpuks jah, lõppes see nagu COVIDiga, aga ma tegin seal vea suvisel ettevalmistusel. Et noh, sellest eelmisest hooajast välja tulles mul korraks oli siuke tunne, et okei, ma pean võtma nädala 2 nii, et ma ei tee mitte midagi. Et noh, ma vaimselt oli nagu raske. Ja füüsiliselt niikuinii oli raske, on ju. Et ma puhkan täiesti välja ja ma ei mõtle korvpalli peale ja nii edasi. Aga ja siis ma hakkasin nagu uuesti treenima ja siis mul hoopis teisel jalal tekkis põletik põlve. Ja siis tekkis see hirm, et ma ei saa vormi. Kuigi tegelikult, noh, tagantjärele mõtlesin selgelt üle ja ei olnud nagu kiiret kuhugi. Ja siis ma nagu ei saanud nagu sellest põletikust jagu. Lõpuks, kui sain, siis ma mõtlesin, okei, nüüd ma olen täiskäigul. Et sest ma ei osanud jällegi teistpidi seda nagu arvestada, et see opereeritud jalg nüüd. Et sellega ma ei saa enam samamoodi käituda, nagu ma varem tegin. Sest varem ma sain seda teha, et okei, ma nädalaga puhkan, siis panen täiskäigu sisse. Jah, esimesed 2 nädalat on hästi valus ja raske ja nii edasi. Aga elu läheb edasi ja ma tulen välja sellest ja keha harjub ära. Siis oli hoopis nii, et mul läks põlv paista minema, mida ei olnud üldse taastumise ajal juhtunud varem. Ja see jälle vaimselt keeras täiesti nagu teistpidi selle ürituse, et nüüd ma mõtlesin, ei julgenud nagu midagi teha. Et ma tundsin, et ma pean mega ettevaatik olema, ma ei taha uuesti nagu lauale minna. Aga lõpuks ikkagi, noh, see, ütleme, opilauale minek oli ka tegelikult võib-olla mingis mõttes mu enda otsus, sest et otseselt ei öeldud, et sa pead opereerima, et mul mingit traumat ei olnud. Aga kuna see jalg läks kogu aeg paista, siis seal oli nagu see kõhre... Nagu puhastust vaja siis põhimõtteliselt? No, põhimõtteliselt jah, aga tehti ka see mikrofraktuuring, ehk siis mul kõhres oli auk nagu tekkinud siis hiljem. No ma ei teagi, kas see oli siis taastumisfaasis või siis no ma ise arvan ikkagi, et kui ma selle koormuse jälle nii-öelda põhja keerasin, et siis ma tegin selle jalale tegelikult liigest, et siis ta hakkas paista minema. Varem ta ei läinud paista, eks. Aga kui sa kogu aeg oled nagu 2 vahel jällegi, ma ei suutnud ennem sellega samastuda teiste mängijatega. Aga kui sa oled kogu aeg nii, et jälle täna hommikul vaatad, kurat, ma ei saa täna trenni teha. Homme, väga hästi ma saan teha. Ja kui sul ei ole mingi kindlustunnet, et saad kogu aeg teha ja kogu aeg pead mõtlema selle peale, et ega ma üle ei kruvi nagu, või liiga vähe ei tee, et vormis oleks. Siis see vaimselt rõhub. Ja siis ma ise, põhimõtteliselt oli, veits oligi, kõige rohkem oligi minu otsus, et ma ütlesin, et teeme selle puhastuse ära, et äkki ma saan siis sellest lahti. Et mul ei lähe paista nagu jalg. Aga siis, ma jõudsingi ju ametlikke mänge teha 6 tükki Raplas, 6 mängu. Aga lootus oligi, et miks see otsus ka nagu sündis, et ma ikkagi teen mitte hooaja lõpuni, vaid et lootus oli, et ma saan 3 kuuga tagasi ja saan mängima, aga siis ma hakkasin tagasi jälle kiirustama mingis mõttes ja see taastumine ei läinud nii, nagu ma ootasin. Ja siis lõpuks ma mängin ühtegi mängu rohkem, sest et siis tuli COVID ja siis lõppes see hooaeg ära ja tol hetkel siis ma sain aru, et ma saingi 30 siis ja siis ma mõtlesin, et okei, et mul on jälle backup plaani vaja, et ma tegelikult olin juba varem suvel TTÜ-sse paberit sisse, sain nagu sisse, tähendab siis magistrisse. Siis mõtlesin, et okei, et
ma pean selle kooli nüüd ära tegema, et peab hakkama mõtlema selle peale, et kuna on pere ka, et ma ei ole üksi ei sõltu endast, et ma ei saa nagu niimoodi selles mõttes riskida, et tuleb uus pauk ja siis oled jälle ilma lepinguta ja käed taskus mitte midagi teha ei oska, et siis ma hakkasin juba rohkem mõtlema selle peale, et mis edasi saab. Päris karm kuulata muidugi, olles ise ka sarnastes olukordades olnud, siis see on suht must aeg, aga mind huvitab, kas ja kui palju sa nagu abi otsisid just nende vaimsete poolt, kas ma olen siin mitu korda ainult, sa oled üli nagu analüütiline ise ja mõtlik ja mina olen ise samasugune. Ja minu probleem võib-olla oligi see, et ma ei otsin, ma arvasin oma peas, et ma suudan ju kõik nagu laiali lammutada peas ilusti ja mingid loogikat ka leidsin seal, mis mulle mingeid asju selgitasid, aga probleem tekkis seal, et need tehted läksid hästi pikaks ja kui sul seal kuskil see 1 miinus plussiks muutub, piltlikult öeldes, siis ma ise ei leia seda viga enam ülesse ja siis lõpuks minul muidugi aastaid pärast korvpallikarjääri, kui ma siis psühholoogi juurde jõudsin, siis oi, kui lihtne see oli, kui see üks inimene mulle järsku ütles, kuule, nii vaata 2 sekundit või 2 lauset tagasi sa ütlesid nii, aga siin sul on täiesti vastuoluline asi, et otsusta ära ja siis ma pidingi seal oma valiku tegema, eks on ju. Aga kui seda inimest ei ole, ma tean, kuhu ma ennast kaevasin ikka üsna sügaval depressiooni, ma ei tea, kuidas, et mis kogemused sinul nagu selle abiga on? Tol ajal ma ikkagi nagu oleks võinud, aga ma ei otsinud nagu abi. Ma arvan, et pigem mul oli nagu suurem probleem see, et su keha ei tule enam nagu su mõtetel järgi. Et mul oli ikkagi nagu vaimselt raske nagu see, et ühtepidi, et ma vean nagu seda võistkonda alt, on ju, teistpidi, et ma vean ennast alt, kolmas, et ma vean oma perekonda alt, on ju, sellega, et mis nüüd saab, on ju, et ei lähe ju, kuigi oli nagu perekonna poolt oli ju tugi olemas, et tegelikult ei olnud nagu, ise mõtled alati endale olukorra hullemaks ka, eks? Ei, aga selles olukorras tundubki hullem, ega mul on ka kogu aeg pere kõrval olnud, aga kui sul, me oleme mõlemad abielus, kui su abikaasa sulle ütleb, et sa oled väga tore abikaasa, mis teine variant on? Ta ei ütle sulle, et kuule, võtta kokku ennast, et sa oled nagu tont, et otsi abi, et ta ei ütle nii, vähemalt mina nagu mõtlesin tol hetkel nii, et arutasin küll oma neid mõtteid ja asju, aga see, mis sealt vastu tuli, ega see mind, nii palju ei huvitanud just sellel samal põhimõttel. Kuidas sa mulle ütled? Jah, ma ütlen, ma võib-olla nagu mingi hetk suutsin endale nagu ikkagi mingid asjad nagu läbi analüüsides ikkagi mõelda selles mõttes ratsionaalseks, sama sellepärast ju see kooli minek nagu otsuseks sai ka, vaata, ja lõpuks ma sain võib-olla siis nagu minu puhul ei olnud asi selles plaanis nii hull, et ma lõpuks sain aru, et ma ei saa kõike kontrollida ja ma ei saa ühtegi otsust tagasi pöörata. See oli võib-olla, mis mind aitas kõige rohkem nagu. Ja lisaks see, et kindlasti räägidki, kodus räägid ja sõpradega ka räägid ja arutad minu meelest isegi vähemalt korraga sinuga tegelikult mingid asju sa arutad, sa võib-olla ise nagu mina siis ise ei räägi nagu kõigest, aga sa põrgatad mingid mõtteid, siis sa ise tegelikult kogud nagu, ma rääkisin paljudega, kellel oli põlvega neid probleeme olnud, on ju. Ja siis sa teed ikkagi, ma ütlen, see rääkimine lõpuks aitab. Rääkimine aitab ja lisaks ikkagi mind aitas väga palju see, et ma ei saa mingid asju tagasi pöörata, mis et ma saan ainult ette vaadata, ma ei saa nagu ajaloost mingeid asju ümber mängida, et selle mõtteni jõuda ja sellega nagu, seda ka nagu aksepteerida või selle järgi elada, see on ju paras kunst, et kuidas selleni jõuda? Ongi raske ja siis tulebki nagu nendel, mina arvan, et rasketel momentidel peadki endale meelde tuletama, et okei, ma ei kontrolli kõike, samamoodi on ju see, et kipume ennast võrdlema ka kõikide teistega, vaata, et nagu see, minu meelest ongi hea asi, on see hea kadedus, on ju, aga inimesed võivad ka kadedaks minna kellegi teise edu pärast, on ju, et seal samamoodi minu meelest ma olen vahepeal ennast on ju võib-olla halvasti tundnud nagu, et miks, mitte sellepärast, et kellegi hästi läheb, vaid sellepärast, et ma ise pole suutnud nagu enda jaoks mingit sükest, mis iganes ka Kossu karjääris on ju sinna jõuda, on ju, kuigi ma tundsin, et ma oleks võinud jõuda. Siis jõuad ikka selleni, et esiteks ei saa vanu asju ümber pöörata, teiseks, et
et tegelikult on, igaüks on nagu erinevas etapis, sa ei saa võrrelda ennast, keegi pole üks ühele võrreldav nagu. Tõsi ta on, jah, aga kui täna kerime siis tagasi, mis see sul oli, see põlvevigastus pidi tulema 2017 esimene, on ju? Või 16 see oli, minu meelest see oli nii, et 2018 aprill sain vigastada ja siis 2019 nagu 2018 detsembris mängisin uuesti. Okei, nii, et kui siis see vigastus seal juhtus ja keegi oleks sulle pakkunud, et kuule, meil on siin võtta inimene, kelle ala see on, olgu ta siis spordipsühholoog, tavaline psühholoog, mis iganes funktsioon, mis arvad, oleks läinud, kui oleks nagu pakutud, ma ütlen ausalt, nagu mina ei olnud väga kursis. Täpselt samamoodi, nagu ma ei teadnud enne oma esimest põlvevigastust, et põlvedega üldse saab midagi juhtuda. Ei teadnud ma ka seda, et kui ma kogu aeg mõtlen, et ma olen nagu nõme ja halb, et see ei olegi normaalne nagu elu, eks. Ja et seda saab kuidagi parandada, absoluutselt õrna aimugi ei olnud. Aga nagu tänaste teadmiste juures ma oleks nagu esimese 18-aastasena võib-olla juba varem seal nagu tegeleks sellega, et mitte lasta tulekahjul tekkida, vaid tegeleda terve elu parem sellega, et tulekahjud kunagi ei teki. Või mitte siis tulekahjud kustutada. See on nagu injury prevention. No täpselt, jah. Aga see ongi üks asi, mida jällegi sa ei saa nii muuta, aga mida ma teistmoodi teinud. Ma ütlen rohkem, mina arvan, et see tänasel päeval nagu rohkem seda kasutatakse ka, ongi see spordipsühholoog just, et mina ei tundki nagu toime vaata nende pingetega. Et kui on nagu väga palju kaalul mängul või nende pingetega, et ma arvan, et kindlasti oleks pidanud nagu selles osas nagu abi kasutama. Ja samuti ka see, ütleme, vigastust välja tulemine. Ma arvan, tegelikult üks osa peakski olema see spordipsühholoogi osa nagu. Peaks jah, et selles mõttes meditsiinidest saab korda teha, aga sellest võib-olla räägitaksegi vähe või tuuakse vähe välja seda, kui raske on need esimesed mängud pärast seda vigastust. Sa oled ju justkui nagu kõike teinud, sul nagu füüsilised näitajad tõenäoliselt on üsna head, sest see trenn, mida sa teed selleks, et taastuda, on tõenäoliselt kõvem trenn kui lihtsalt, et too aeg ära kesta. Ma ei tea, mina tean, et ma viskasin paremini, hüppasin kõrgemale, olin jõusaalis tugevam, ilmselt ka pidasin natuke paremini vastu. Aga mängus ei tule nagu mitte midagi nagu välja ja siis see, mis siis nagu hakkab peas toimuma, õhtud, magamata ööd, see on nagu jõhker. Jah, kõige raskem võib-olla ongi just ju see, et sul nagu keha ei tule peale järgi. Et sa ju mõtled, et mida sa kõike võiks nagu saada teha ja siis tegelikult sa ei ole enam nii kiire. Võib-olla sul on vastupidi näide, kui sa ütlesid, et jah, et sa tunned, et sa oled tugevam ja nii edasi, aga minul oligi just see, et peale seda esimest vigastust tegelikult ma tundsin küll, et ma ei suuda enam tegelikult teha nagu selliseid, nii kiirelt neid liigutusi võib-olla. Mul oli siis vastu, aga sinu puhul ma mõtlen siis niimoodi, et aga siis ikkagi ongi vaja siis need mõtted oma kehaga nagu parlangsi viia, selles mõttes on ju, et sinu pea ootas su kehalt rohkem, et siis rääki ju selle spordipsühholoogi juurde, kes su pea, ega ta su kehaga ei tee nagu midagi. Tema viibki sind sellele tasemele, et kuule sa aru, kus su keha nüüd on, või kuidagi, et lepi sellega siis. Või naudi seda, kus sa oled, sest lõppkokkuvõttes meie nagu positsioon ju räme privileeg nagu maailmas, et mul on lihtsalt hästi kahju ja sinu jutust jääb mulje, et ega sa ka ise nagu ei suutnud seda nendel hetkedel nautides. Tegelikult, võtan enda Kalev Cramo aja, mis mul seal oli, 12. mees, mingid kohustusi, pingeid, midagi pole, Venemaa reisitsin hoopis kodus diivani peal olla ja said veel normaalselt palka, elasid Tallinna kesklinnas, eks ole, aga nagu jõle tume aeg, aga praegu mõtlen, kui keegi selle asja eest, et ma olen oma sõpradega koos 5 korda päevas või nädalas käin trennis, oleks mulle nii palju raha, ma ei saaks millegi üle jonni teha, siis ei saa. See ongi see teine pool, et me ei oskagi võib-olla perspektiivi panna neid asju. Ja tavaliselt, eks see peabki olema mingi raputavam sündmus, on ju, samamoodi nagu see, isegi ma ütleks, et see põlvevigastus on ju, et sa oskaksid võib-olla hinnata tegelikult. Ja võib-olla isegi, minu puhul ei piis selleski, mina näen nagu selgelt või nüüd on nagu kogemus ka olemas, et ikkagi teine inimene peab aitama mul seda näha. Sest ma, nii oma selles hobuse vaates, eks ole, et raske on kõrvale piiluda. Eks ta keeruline ongi. Jah, aga minu meelest ongi huvitav, et sama nagu kogemus, aga natuke nende teistmoodi nagu mõtlema, kas tunded on enam-vähem samad, lihtsalt nagu sõnastatud on teistmoodi.
aga üks asi, Erik, millest ma veel kindlasti nagu rääkida tahan, on asi, mis sinul minu meelest vähemalt kõrval vaadates on nagu ülihästi välja tulnud ja mida ma arvan, et paljud nii-öelda endised sportlased on siis kas siis heas või halvas võttes nagu kadedad ka, et see täna nii on kukkunud. Rääkisime sinu ülikoolist, et sul oli see nagu karjääri alguses justkui nagu, et hea küll, ma olen siin, teeme ära, eks ole, siis pärast seda Rapla, seda tuli nagu selge otsus ikkagi minna nüüd magistrisse ja tänaseks siis nagu majandusanalüütik on või ma ei teagi, kuidas täpselt su tiitel panna. Finantsanalüütik on et ma ei tea, kaua sa nüüd 2,5 aastat oled siis nii-öelda päris tööd ka teinud ja? Jah. Kas nagu, kui lihtne siis üleminek oli, kui ühel hetkel sa oled mees, kes teeb 10 trenni päevas on ja vahepeal magab, ma ei tea, kas sul oli see magamisharjumus ja siis järgmine hetk 9-5 kontoris? Füüsiliselt raske, sest et keha on ju harjunud ikkagi liikuma ja koormust saama, on ju, ja siis aga eks see jällegi läks ju, ma arvan, natuke nagu loogiliste sammudena, et see ei olnud nii, et üks päev ma olin saalis ja teine päev ma olin kontoris, et ma ju mängisin veel isegi eestlate tasemel on ju esimene aasta, kui ma tööl käisin. Mis, see oli muidugi selle füüsiliselt jällegi ülikeeruline, sul on iga trenn, iga mäng on süüke tunne, et sa oled 8 tundi bussiga sõitnud ja lähed mängule, eks. Vanamehe tunne. Jah, just. Aga ei, mulle selles mõttes, et ma tean, et paljud ütlevad ju seda, et nad ei näe, et nad oleksid kontoris on ju ja et nad ei näe, et nende elu oleks selline, siis ma arvan, nagu mu töö on tegelikult ikkagi suhteliselt vahetu, samas on nagu mingi rutiin, et vahel on nagu hea ka see, et saad planeerida õhtuteks ja nädalavahetusteks mingeid sõpradega või perega nagu mingeid üritusi, mitte ei ole bussis Läti poole teel, et kindlasti omad võlud seal on, omad valud ka kindlasti, aga ma ei tea, kas on midagi, mis sa tunned, et su korvpalluri tee on nagu väga kasuks sellele, mis sa nagu täna teed? Palju asju on, ma arvan, et üks asi on nagu, ma arvan, suhtlemisoskus. Sa ju puutud juba siis nagu nii paljude inimeste kokku ja sa pead ka, mingil määral peame ka meediaga suhtlema, on ju. Lisaks on ju samamoodi see meeskonnatöö ja rollid, et peadki aru saama, mis on sinu roll meeskonnas, jällegi korvpallis nagu tihtipeale on, ma arvan, päris keeruline olnud kellegi aktsepteerida oma rolli, töö juures, traditsioonilist töö juures on see, ma arvan, isegi nagu siis veel paremini defineeritud on ju. Mis veel? Samuti rutiinitaluvus. Et ja mulle endal tundub nagu imelik seda öelda, aga mulle tundub ka nagu, et pingutusvõime nagu. et ma olen nagu kokku puutunud inimestega, kes ei ole siis nagu sporti teinud mitte kunagi. Ja siis mulle tundubki imelik, kui ma näen, kui kiirelt mingid asjadega alla antakse võib-olla nagu. Et, või siis võib-olla see pingetaluvus või siis ma ei teagi, kuidas seda nagu täpselt nimetada. Aga igatahes kõvasti toetavat kraami sellest piinarikast 20 pluss aastast. See ei ole, see ma ei ütle, et see piinarikas oli, sest nagu sa ütlesid, tegelikult ju me olime nagu privilegeeritud seisus. Ega lõppkokkuvõttes on vist ikka ainult head ajad. See on nagu minu eest nagu laste kasvatusmärgiks, et kui need magamad tööd on, siis kõik oleme pahurid ja et ei ole mõtet neid lapsi teha. Aga kui lapsed on seal, ma ei tea, 5, 7, 10, mis iganes, siis ega väga need enam nagu meelde ei tule, et tulevad ikka need toredad asjad meelde Kossu karjääris ka, ma arvan. Ja tagasivaatavalt on täpselt, nagu sa ütlesid, tagasivaatavalt on ikkagi ju head asjad meeles, ega minu meelest head asjad juhtuvadki, kui ennem on nagu
kui on ka raske nagu. Nojah, et selleks, et võidust rõõmu tunda, tuleb ju kõigepealt kaotada, et muidu sa ei teagi, et sa kõik oleks, kui kogu aeg kõik on jube hästi, siis me ei saagi aru, et hästi on. Kus nüüd tuleb tarkuse terasi siin lõpus, aga ikkagi selle üleminekuga nagu, mis mina näen, hästi suur probleem, mina otsin nagu, või siiamaani olen otsinud siis pärast Kossu karjääri sellist, seda sama adrenaliini, seda sama pinget, ma ei tea, ma olen abiellunud, mul on lapsed sündinud, eks ole, ma olen teinud mingeid suuri ehitusettevõtteid siin, teinud väiksemaid asju, on üle Euroopa selle Eurobasketi karikaga sõitnud. Kõik on ägedad asjad ja annavad emotsioone, aga pilt mustaks pole nagu näinud, et tahaks nüüd lihtsalt nagu ropendada ja karjuda hästi kõvasti rõõmust, aga Kossus oli see siuke, ma ei saa öelda, et igapäevane nähtus, aga neid hetki nagu oli palju. Et kas, ma ei tea, võib-olla see finantsanalüüsimine annabki sulle seda adrenaliini või ma ei tea, kuidas ma ütlen, minul on raske nagu näpu peale panna ja otsustada, et nüüd ma lähen sinna ja võib-olla see adrenaliin tekib sellel hetkel, kui ma olen selles juba hea või ma saan aru, mida ma teen, et siis on üldse võimalik midagi seal saavutada. Aga ma ei suuda selleni nagu jõuda, et kus sul see püsivus oli, et nüüd täna ikkagi oled ju täisväärtuslik nagu ettevõtte liige, tunned ennast, mulle tundub hästi, me enne vestlesime ka, ütlesid, et on ju väga põnev ja selles mõttes, et seal midagi ju peab olema. Eks see tiitel ei tähenda seda, et ma istun 8 tundi arvuti taga ja näen ainult Excelis numbrid, et see adrenaliin ongi seal, et me ka ju kohtume ettevõtetega, kohtume nagu erinevate inimestega, teistpidi on see adrenaliin tekib sellest, et see on ju võrdlemisi uus valdkond, ma olen ikkagi oma karjääri alguses, eks on ka mingid sihid, sa ikkagi ka töö juures on ju õnnestud või ebaõnnestud, et ega sellest tekib samamoodi see adrekas, et ja eks seal aktsiaturgudel on adrenaliini ikka. Panused on suured. Jah, see on üsna loogiline. No aga ma arvan, et selle tänase vestluse siin vaikselt võib kokku võtta. No minu jaoks näitab Eeriku lugu küll, et sportlase väärtus ei ole kahtlemata kunagi ainult ühes rollis kinni. Mõnikord tõstab sind just see, kui suudad muutuda ja mõnikord sunnib lihtsalt elu peatuma või muutuma, isegi siis, kui tunned, et just nüüd on sinu hoog kätte jõudnud. Ja kui siit midagi kaasa võtta, siis ma ütleks, et paindlikkus, analüüsivõime ja mõtlemisoskused on omadused, mis kindlasti aitavad sul kauem püsida ja pärast sportiga edasi minna ja see ongi peavõit. Nii et Eerik, väga tore ja kaua oodatud vestlus mul oli. Ma väga tänan ja loodan, et sul on ikka oma töös sama põnev, kui siiamaani on olnud. Aitäh! Aitäh, et kutsusid! Bye.